See on koostööharjutus ja siin kandvat rolli mängivad täna meie liitlasüksused Suurbritanniast ja Taanist. Abiks on ka Eesti poolt instruktorid ja julgestajad. Võime öelda, et ka Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet, vabatahtlikud merepäästjad Muhust ja Pärnumaalt kõik on osalised, kes aitavad tagada turvalise teekonna. Oleme praeguseks siis jõudnud juba sinna punkti, kus on ületatud Suure-Väina jää. Sellega on tehtud kindlasti ajalugu nii Eesti poolel kui ka siis Suurbritannias, kus teadaolevalt pole samuti nii pikka jääretki kunagi ette võetud. Ja sellega me näitame, et meie Eesti saared on tegelikult mandrile palju lähedamal ja siin toimib samamoodi koostöö nagu mandri peal. Täna on siin kokku 110 või natuke rohkem inimesi, kes osa võtsid sellest. Et huvi oli väga suur ja tegelikult tahtsid ka lõpus veel USA üksused tulla, kuid neid hoidsime juba tagasi, et järgmine kord. Yeah, feeling good. It was an exciting adventure. It's not something that we've done before, so it's good fun. It's nice to be at the end. The weather's changed a little bit, but when we were on the ice, it was fine. It was nice and clear, and it was beautiful. So it was lovely little march. It's a bit warm. It's a bit warmer than it's used to. So it's only like -1 and -2, and we are used to -10, 15. So right now we are a bit warm. It's been a good walk. It's been fun to try and walk across the ice and see what the environment brings. Täna on siis näha, et kõik oli õigesti korraldatud, julgestatud ja ei olnud ka seda ohtu, et jää peal mingi õnnetus võiks juhtuda. Ja loodame, et sellest saab ka alguse mingi traditsioon tulevikus.